digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, nimetu digisaade on jälle eetris ja kuupäev on juba 10. oktoober. Täna on Glen Pilvre, Henrik Roonemaa, Hans Lõugas. Oleme kolmekesi, aga tegelikult mitte kolmekesi, vaid kutsume endale palju külalisi, sest tahame teile teha ülevaate koos nende külaliste abiga. Mis seisus on Eestis lõpuks 5G palju lubatud internet, kas kaugjuhitavad kopad, kirurgid, kes teiselt poolt maakera teevad operatsioone, kas kõik see unistused on saanud reaalsuseks või ei? Mis päriselt kasu oleme saanud sellest, et kõik kolm Eesti operaatorit on 5G vähemalt mingil moel välja toonud ja kuhu see maailm nüüd siin lähiajal Eestis minema hakkab? Selline saate teema täna. Tere head kuulajad, lükkame siis meie selle nimetud digisaate 10. oktoobri episoodi käima ja meil on natukene teistsugune formaat täna sellepärast, et me mõtlesime üks päev kutsuks endale külalisi ja kutsume igast tarekesest, mis me siin Tallinnas leida võib ja meil tuli 3 külalist ja meil on tänases saates on külas siis Tele2 tehnoloogiaüksuse juht Tanel Sarri, Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli ja Telia tehnoloogiajuht Andre Visse. Ehk siis meie kõigi 3 mobiilioperaatori tehnoloogia valdkonna juhid ja ega me need päris niisama siia külla ei saanud, me pidime ikkagi natuke meelitama ja küsisime, et tulge ja räägime korraks selgeks, et mis seis Eestis selle 5G mobiilsidega on. Ja meil on mõned küsimused tekkinud, eks me kuulame, mida meile siin vastatakse ja sealt näeme, kuhu jutt läheb. Aga võibolla tasuks kohe alustada küsimusega. Ma valin siit esimese kandidaadi ja küsin, et näiteks hakkan ekraani ühest servast peale, Andre Teliast. Kas Eestis on 5G ajastu nüüd kohal ja oleme kõik rõõmsasti 5G maailmas? Ja 5G ajastu on kindlasti kohal ja 5G ajastu on tegelikult kohal juba mõnda aega. Alates novembrist 2020, kui me esimese 5G võrgu avasime. Et kui nüüd rääkida sellest aastast, siis mis see aasta juhtus, oli täiendav sagedusoksjon ja ka 3,5 GHz sagedusala jagati Eestis välja. Ning tänu sellele oleme me ka siis 3 kõigi operaatoritega 5G teenustega täna turul. Nii et jah, 5G teenuseid saavad Eesti tarbijad juba täna tarbida ja päris laia ulatuslikult. Toomas, kuidas Elisa poolt vaadates see asi on? Jah, suvel oli üks oksjon, aga siin sügisel üks oksjon läks veel käima. Et kuidas siis teie Elisast vaadates on, et kas 5G on juba käima pandud või kui mitu protsenti sellest tööst tehtud on teie arvates? No ma arvan, et jah, see 5G ajastu tegelikult algas ikkagi 3500 oksjoniga ja peale selle, kui need litsentsid sai välja aetud ja see sagedus on nüüd operaatoritel siin õhus ja kliendid saavad siis seda kasutuskogemust, mis 5G pakub, aga nagu sa ka mainisid, siis tõsi, kindlasti see on esimene samm, see on oluline samm, see on üks nagu põhisagedusi, mis siin välja anti, aga novembris tuleb nüüd 700 MHz ja siis juba 26 GHz, mis siis küll läheb vist järgmisse aastasse, et need on samuti väga olulised ja 700 on ka väga kandev sagedus, küll pigem nagu leviala suurusest, mahtu sealt nii palju ei tule, aga seda jalajälge siis suurendada just ka niisugustesse hõredamastesse kohtadesse, et ma arvan, et selle reaalset 5G-d me oleme selles alguses ja me peame olema ka selles mõttes, et see, kui me räägime eraldiseisvast 5G-st, praegu et siis on see, need õiged nii-öelda need latency'd või hilistumised ja asjad, need on alles meile kõik ees veel. Tanel, mis sina Tele2 poolt vaadates siis hindad, et kas see 5G, mis meil praegu on ja mida me siin veel oksjonites riik veel lubab kasutusele võtta, on see esimene nagu jutumärkides 5G või on ikkagi päris 5G?
No ta on ikka päris, et nagu me juba kuulsime, et siis 5G algus on suhteline mõiste, et kas sa defineerid siis seda sagedust, mis toob kiiremaid kiiruseid või sa defineerid puhtalt standardit. Mõlemad on tegelikult peaaegu õiged kasutaja mõistes muidugi. Kasutajad tahavad saada veel suuremat kiirust ja paremat kogemust. Ja kui me räägime nagu nendest lubadustest, mis on 5G haibiga kaasas käinud, et lendavad isesõitvad autod ja kõik muud ägedad asjad, siis tõesti me räägime, nagu juba Toomas mainis, seda eraldiseisvast 5G-st, mis on veel ütleme mõne aasta kaugusel, sõltub operaatorist, maailmas esimesed operaatorid avavad, aga täna ikkagi võrdlemisi nagu on ta nagu lapse kingades. Aga kasutajate jaoks tegelikult 5G-ga kiirused paranevad, 3,5 GHz kõik operaatorid on, usun, juba tööle pannud. Ja tegelikult on tõesti ka teisi sagedusi, nagu see mainitud, mille peal seda 5G teha, nii et Eesti inimesed on 5G tunnetamas ja iga aastaga läheb see nüüd järjest paremaks, et natuke maha alguses tuleb natuke järgi tulla. Võib-olla üks täiendus minu poolt ka, et nagu siit ka sellest varasemast jutust nüüd välja tuli, et 5G standard ei tähenda mingit kindlat sagedust, et see võib-olla on niisugune tavapärane nagu arusaam või vale arusaam turul, et oodati justkui seda mingit valgete purjedega laeva, seda 3,5 GHz sagedusala, aga tegelikult 5G-d saab osutada väga erinevatel sagedusvahemikel, kaasa arvatud nendel sagedusvahemikel, mis juba täna telekomi operaatoritel kasutusel olid varasemate põlvkondade tarbeks. Ja tulevikus kindlasti ka neid varasema põlvkonna sagedusi me hakkame järjest enam ja enam kasutusele võtma 5G tarbeks. No väga tore, me kindlasti tulevikus tahaks ka rääkida, aga teeme siis korra reaalsuskontrolli, et nüüd riik suvel selle 3,5 gigahertsis, jah, läks õigesti. Sageduse pani oksjonil, müüs maha ja võeti kasutusele 3 operaatori poolt. Mida nüüd siis meie 3 operaatori teie kõigi tarbijad on saanud tänu sellele, et ma korraks teen sellise vahe kokkuvõtte, et kui ma nüüd parandage mind kohe reaalajas, kui ma eksin, et Telial on see käigus nii kodu interneti lahendusena kui ka mobiilsetes seadmetes. Elisal on see kodu interneti lahendus ja te olete öelnud, et ilmselt aasta lõpuks panete ka mobiilsetes seadmetes 5G tööle. Tele2-l on see tööl mobiilsetes seadmetes ja kodu internet. Jah, ma võin alustada seda kommenteerimist, et meie poolt on siis see selline, et meil nagu pakettides on ta avatud, meil pole veel spetsiaalseid 5 pakette, kuna see leviala on võrdlemisi väike esialgu, aga ta paraneb iga päevaga. Et siis me otsustasime, et kuna meie testime võrku, siis ka meie kliendid saavad testida võrku ja hetkel on see nii-öelda kõigile lahti ja tõesti on seadmetes kinni, et iPhone'id toetavad alates 13. Ja siin seadmetootjatega tuleb teha tööd, et saaks need, ütleme, just nimelt telefonide poolt need sagedused lahti teha. Ja ma võin siis kohe siit jätkata, et meie puhul on enamus telefone, mis me müüme ja 5G toega on. Tegelikult kõik 5G toega telefonid on meie võrgus kasutatavad ja 5G on ka nendes seadmetes siis kasutatav. Ja tänaseks oleme jõudnud juba populatsioonist 40% katvuseni, nii et tegelikult on see leviala juba päris lai. Ja kui küsida, et mida konkreetselt siis nagu kasutajad sellest saanud on, siis kindlasti oluliselt kiiremaid andmesidekiiruseid oma mobiilsetes seadmetes, aga ennekõike just need fixed wireless access'i või kodu internet üle õhu piirkondades oleme saanud mahte lisada ja need kasutajad on küll väga positiivset tagasisidet meile andnud, sest seal ikkagi kasutuskogemus paraneb oluliselt. Toomas, ma tahtsin sinu käest küsida, et vaata, kui ma mäletan seda üritust, kui Elisa tõi kõige esimesena tegelikult selle nii-öelda uuel sagedusel 5G välja. Te olite esimesed, kes selle litsentsi said. Teie sõpruse põhjastel oli telk oli püsti ja telk oli elutuba tehtud ja elutuba oli tehtud sellepärast, et te tol hetkel neid 5G sagedusi nii-öelda mobiili kasutajale üldse ei avanudki. Ta oligi põhimõtteliselt nagu interneti püsiühenduse asendus teatud Eesti piirkondadesse ja siis tuli Telia ja nii palju kui mina mäletan, Ander paranda mind, teie ka seal 3500 peal telefoni neid ei pakkunud. Et teeks korra selle seisu, Toomas, kas teil on endiselt see nii-öelda 3500 sageduse 5G on ainult kodu kasutusel nagu fix kasutajale või on ta täna telefonis ka?
ja selles mõttes nagu seal oli ka see elutuba Muraste meil selles paviljonis, siis see täpselt sama fookuses meil on hetkel, tõsi, on meil eelkõige olemasolevad kliendid ja kodu interneti kliendid, kes on siis fixed wireless põhimõtteliselt või siis saavad nagu üle õhu siis kodu internetti. Ja nagu siin ka mainitud on meil seesama fookus ja klientide rahulolu on nagu väga positiivne ja esimesena prioriteedina me lahendamegi nii-öelda siis ülekoormatud saite või seal, kus ongi tegelikult see juba olemasolevad spektrumid on nagu otsa saanud kõik, mis on käes, et neid kitsaskohti ära lahendada. No see teil telefonis ei ole? Praegu telefonist teil ei ole? Jah, on tulemas ja seal on samamoodi seadmetootjatelt oleme viimaseid kinnitusi saadmas, et need igasse operatsioonisüsteemi jõuaks peale. Andre, teil on telefonis 3500 või ei ole? Meil on telefonis ka 3,5 GHz täiesti avatud, kui terminal 3,5 giga toetab, kasutajal on õige seade ja õige pakett, siis ta saab kogu siis selle spektri ära kasutada. Mis see pakett on, kas see? Mina olen, ma ei tea aastast. Alates 20 gigast pakett ülespoole, igal pool on 5G automaatselt avatud. Kas ma pidin vahepeal uuendama seda või uuenes ei, see läks kõik automaatselt, et juhul kui olid juba õige paketi peal, siis said ka 5G funktsionaalsus avatud enda seadmetes. Ja Tanel, kuidas teil on, kas on kodus või telefonis või mõlemal pool? Meil on mõlemal pool, aga ma palju rõhutaks ühe asja üle, mis tegelikult Andre enne juba mainis, et Eesti meedias hästi palju 5G-st räägitakse see sageduse järgi, et see 3,5 GHz, aga see on tõesti üks sagedus ainult, kuna meil on selline jokker varukast võtta nagu 2300 MHz, mis on nagu ütleme piisavalt laia ribaga, et pakkuda nii-öelda siis päris 5G kogemust, suuri kiiruseid, samas ta levib 30% paremini ja me põhiliselt arendame oma võrkusi täna seal ja seal on siis tõesti ka nii ruuterid kui telefonid peal. Kas see on telefoni jaoks mingi eriti haruldane sagedus või on? Ta ütleme niimoodi, et kui me tostsime, siis ta oli haruldane, nüüd ta on ütleme, kuidas ma ütlen, poole haruldane, aga tegelikult uuemad seadmed kõik toetavad, et iPhone alates 13 toetab selle sagedust. Samsungiga oleme jõudmas just ka lõpule selle testimistega, et tegelikult kui see jõuab suurematesse massidesse 5G, siis tegelikult klient enam ei pea tunnetama, mis sagedus on, see on nii-öelda lihtsalt üks sagedus, mida me kasutame. Aga Toomas, ma arvan, peaksime sinu käest nüüd küsima, et Elisa te tegite väga suure numbri sellest, et te saite esimesena selle litsentsi, eks, ja maksite korralikult selle eest. Et miks on nii, või miks teil siis ei ole seda telefonis, kui on Tele2-l, kes sai kõige viimasena litsentsi ja kui on Telial, kes sai teisena, te saite esimesena, teil oli kõige rohkem aega, miks te ei ole seda telefonis saanud lahti teha? Meie fookus oli esiteks see, et kuna meil on kõige parem 4G võrk Eestis, pole vaja 4G tulemustega mõõdetud, et mobiilne internet, et ja meie kõigepealt hotspot kliendid asuvad teatud piirkondades, siis me läksime ka teadlikult seda probleemi nagu lahendama, nagu ma ütlen, et me läksime sinna piirkondadesse, kus meie kliendid juba olid probleemiga ülekoormuse ees. Ja teisalt on tegelikult see ütleme protsessiliselt, kuidas üldse nagu seda luba antakse nii-öelda, et sa saad 5G enda softi sisse ja või järgmise update, on see siis Android või iOS, on see, et sul peab olema ka live nii-öelda 5G production'is nii-öelda ja siis nad võtavad sind jutule ja siis nad lisavad järgmisse versiooni sinu siis selle toe. Minul endal on praegu iPhone'is olemas 5G juba, aga see jõuab ka klientidele varsti. Tanel, kuidas teie siis saite? Siia vahele, oota ma korra segan, ma tahan siia vahele küsida hoopis väga rumala küsimuse, et ma kuulan seda juttu, mis iseenesest on nagu väga selgitab, aga tegelikult nagu tavatarbija ei saa nagu mitte midagi aru, ehk et ma tahaks nagu teada ikkagi seda, et kui mul on täna 4G ja mul ei ole 5G, et millest ma ilma jään ja kui ma nüüd saan telefonis selle 5G, kuidas läheb minu elu ikkagi täna paremaks, et see on nagu see koht, kus need numbrid on nagu ägedad, aga on seda kuidagi lihtsalt võimalik seletada ära nagu täiesti sellisele inimesele, kes lihtsalt tahab osta mobiiltelefoni, et kas ta peaks vaatama täna seda numbrit seal, et seal on 5G või et mida see ikkagi annab? Net läheb kiiremaks. Palju ta läheb kiiremaks? Väga lühike vastus. Aga kas ta läheb nii palju kiiremaks, et mul tõesti, ma täna teen Delfi lahti ja ootan, ma ei tea, 0, mingit sekundit ja nüüd ma teen ta homme 5G lahti ja palju mu elu siis paremaks läks? Jah,
see on võib-olla siuke kiuslik küsimus, aga lihtsalt sellest teemast on nagu nii palju kogu aeg juttu, et kogu aeg on juttu, et oi, et nüüd on see 5G ja 5G. Et see muidugi, ma tõmbaks nagu paralleeli mingi telepildi 4K ja 8K ja kuidagi, et see on nagu see koht, kus võib-olla täna lihtsalt tavaline inimene nagu ei tunneta üldse seda, et mida see nagu annab, et sellised tehnikafriigid heas mõttes, nagu me võib-olla kõik oleme, meid see nagu huvitab, me kõik räägime sellest, aga on see nagu, et kuidas seda muuta söödavaks just sellisele tavainimesele huvitavaks? Ja kui sul läheb Delfi, Glen, poole võrra kiiremaks, siis elu läks poole võrra paremaks, väga lihtne ju, see on lineaarne seos. Ei no jah, aga võib-olla siis, et konkreetsemalt ma küsiks, et mis need numbrid äkki on, et äkki öeldagi need kiiruse numbrid niimoodi välja kas või siis et a la, et nii mitu megabitti, nii mitu gigabitti ja nüüd tuli nii palju juurde ja. No kes tahab vastata, ma võin vastata, et Glenile, et esiteks see küsimus on üldse niisugune natukene nagu kipakas küsimus selles mõistus, et et kui sul enne oli taskus 3G telefon ja tuli 4G turule, et kas ma peaks 4G telefoni ostma või mitte? See oli kõigile selgeks, 3G oli ikkagi oma lõpupäevadel oli nagu silmnähtavalt kehva. Ja muide see oli väga hea, et seda mainisid, ma isegi oleks küsinud võib-olla veel laiemalt, et võib-olla õnnestukski lühidalt kas või selle isegi kokku võtta. Et siin vahepeal on nüüd juttu ka ju, et meil kadusid ära, eks ole, need 3G kõne või nii-öelda see sagedus, et mingid telefonid enam ei toimi. Et võib-olla kuidagi võtta hästi lihtsalt kokku kõik need G, et 2G, mis juhtus 3G-ga, mis juhtus 4G. Hoiame praegu juttu 5G peal, ehk siis minu arust on Gleni küsimus väga õige. Teie, 3 operaatorid investeerivad miljoneid sellesse, et uutel sagedust olevad uued võrgud. Aga me rääkime gigabittidest ja millisekundidest, aga kliendi tajutav väärtus selles on, et tema Delfi 4G avaneb teatud kiirusega ja 5G avaneb natukene kiiremini. Et kas te näete, mis see väärtus veel on peale selle? See on minu vaatest, kui ma nüüd võin esimesena rääkida, siis minu vaatest see on ikkagi sageduste efektiivne ärakasutamine, energia efektiivne ärakasutamine ja tegelikult valmistumine tuleviku erinevateks kasutusjuhtudeks, tuleviku teenusteks. Kui me seda kõike täna ei tee, see on nagu munakana küsimus natukene, et kui me seda vundamenti ei lao, siis tegelikult ka need uued teenused ei saa millegi peale ennast rajada ega kusagile tekkida. Et natuke 4G-ga võib paralleeli tuua või ütleme siis 3G lõpuajastul hakkasid juba App Store'id kuidagi võimust võtma. Ega see äppide revolutsioon poleks juhtunud, kui 4G poleks turule tulnud. Ja samamoodi me tegelikult täna ei tea, millised kõik ägedad teenused sinna 5G peale ehitatakse, aga kui me seda vundamenti tugevalt ei lao, siis need ka tekkima ei hakka. Ja sellepärast räägitakse ka riikide konkurentsivõimest hästi palju, ehk siis see tööstusharu saab areneda ikkagi seal, kus on tugev vundament ja tugev infrastruktuur. Ma loen siin kehakeelest välja teistel Tanel ja Toomas, et te nagu nõustute või? Toomas, jah? Ja ma tahaks, ja ma nõustun selles mõttes ja tegelikult kui see küsimus oli ka sellest, et mis need täpselt nüüd need kiirused megabitt sekundis ja asjad olid, et ega need ju täpselt ei kõneta ka üldse tegelikult klienti või mis need nagu megabitt sekundis kõnetavad. Et pigem on see jah, see kasutuskogemus, et kas ma tahan nüüd striimida endale 4K-d vaadata 4K-s asjas või tahan mingeid muid asju teha, olema andmetöötluses või pilditöötluses ja nii edasi. Et see on nagu need use case ju, mida me lähme lahendama ja ma olen täiesti nõus sellega, et see munakana küsimus on see, et kas tehnoloogia enne ja nõudlus pärast või nõudlus pärast ja tehnoloogia enne on alati see küsimus või innovatsioonis alati ajastatus ka. Et kui mingil hetkel otsustab mis iganes siin kas YouTube või mingi suurem striimer, kes meil ise näeme, et mis meil kasutavad meie võrku, et nad muudavad standardit ja nüüd ongi 4K standard uus. Ja siis ongi nagu kõik on juba nagu jookseb nagu üksipulki kinni on ja või Delfi hakkab mingi suurt sisu sinna tekitama, mingisugust visuaale või värke. Et nagu sellest tuleb nagu valmis olla, aga see on jälle see küsimus, et kui palju siis ette joosta ja kui palju mitte ette joosta, et jah. Ja üks näide võib olla ka see, et kõik arvasid ka, et kunagi Soome vahel käis Georg Ots, et kui on sinna nii palju laevasi vaja, et sinna Soome vahel käima peaks, et ei ole ju nõudlust, üks laev toidab ära. Nüüd siin me ise teame, mitu tiiburit ja mitu laeva siin käib iga vahel, et see baasinfrastruktuur peab olema nagu valmis selle nõudluse jaoks nagu. No see on väga huvitav, ma näen, et see on see probleem ja mul on tegelikult väga hea meel, et te tulite kõik 3 siia, minu arvates on saade juba õnnestunud selles mõttes, et turundusosakonnad hakka töötavad sellega, et kuidas selline 5G tavainimesele maha müüa, nagu Glen küsis ka ja see on väga õigustatud, aga ma kuulen ka, et tegelikult põhjus on selles, et tuleb ehitada tulevikuks infrastruktuuri. Tegelikult põhjus Hans on selles, et 4G on lihtsalt liiga hea.
seda 4G-d on aastate jooksul lapitud, eks ole, igasugu uusi standardid ja ei tea, mis asju välja toodud ja noh, olgem ausalt, sa teed ikkagi täna Eestis telefoni lahti, siis no palju tuleb 4G-ga, öelge ära, et mõnisada megabitti võib ikka saada või paarsada ikka saab. Noh, võib ka 500, võib ka 700 saada. No, eks ole. Mis on kiirem kui koduinternet. Et mis peab, ma ei tea, kes nagu oleks hea inimesena vastama, et mis peab juhtuma selleks, et see 4G jääks meile kitsaks, et kust, noh, ma ei tea, Toomas juba ütles, et YouTube läheb 4K peale, okei, võib-olla, et kas see tähendab, et 4K muutub siis kiiresti väga halvaks ja siis on meil seda 5G vaja või kus te näete seda, et kes peab mida tegema selleks, et 4G muutuks ebapiisavaks? Siin pole küsimus ainult selles maksimaalses kiiruses, vaid ka mahtudes ja tegelikult nagu kui Toomas ja Andre vist mõlemad mainisid, on see sama efektiivsus, mis 5G on. Et 5G on oma olemuselt efektiivsem kui 4G, et me tulevikus kasutame sama ressurssi, samu sagedus, mis me täna kasutame 4G-s, me kasutame 5G-s. Aga kuna meil on hästi konkureeriv turg, eks selle hinnasurve on suur, siis meil tegelikult on tarvis kasutada tagades sealjuures parimat kogemust on vaja hoida ka kulud madalal ja seetõttu on mõistlik minna üle 5G-le. Lisaks kõik see, mida sai mainitud, eks ole, kõik uued võimalused, mis selle abil tulevad nii-öelda. Et kui öelda, et 4G ühendab inimesed, siis 5G ühendab nii-öelda kõik. Ja samas ma väga nõustun Taneliga just selles osas ka, et kui me vaatame seda sagedusressurssi, millest me nii palju oleme rääkinud ja millest tavatarbija üldse mitte midagi aru ei saa, siis see üks asi, millest nad võiksid aru saada, on see, et see on jagatud ressurss ja see on piiratud ressurss. Seda ei ole võimalik lõpmatuseni välja anda, vaid see sagedus, mis meil on, seda me kasutame. Ja nüüd sellest tuleb võimalikult palju efektiivsust välja võtta, et võimalikult hea kliendi kogemus luua selle sama sagedusressursi peal. Siis ma saakski hoopis. Anname Toomasele käsi püsti. Okei, toi. Ja ma tooks selle ühe mõõte veel siia sisse lihtsalt, et tuleviku vaatest, et tulevikus 4G jääb põhimõtteliselt kõnevõrguks suures plaanis. Voltest oleme kuulnud juba kõik, ehk et me ju kõik ka siin proovime nendest 3G-st ja 2G-st mingis ajaaknas nagu vabaneda. Et jälle nagu siin mainiti varem ka, et need sagedused tegelikult võtta efektiivsemalt kasutusele juba teistes tehnoloogiates. Et ja veel kord ette valmistades seda mahtudesse või asjadesse, kui me räägime ka oma nagu rohejalajäljes, siis nagu gigabitt per megavatt on nagu ikkagi 5G-s efektiivsem on ju. Et kuigi ta 5G tarbib olemuslikult nagu rohkem energiat kui 4G loomulikult, aga kui me vaatame jälle seda, kui palju sealt nagu läbi mahub, siis me oleme nagu plussis omadega. Ehk et see on kõik asjad, mille peale me peame ka veel paralleelselt nii-öelda mõtlema, et nii-öelda taustal. Kas ma siis saangi, tahtsingi enam nagu kokku võtta niipidi, et oleks õige öelda, et siis 5G võimaldab põhimõtteliselt nagu maailma rohelisemalt internetiseerida, kui seda teeb täna 4G, et kas see oleks nagu õige öelda, et ma saangi siis väiksema energiakaoga liigutada neid samu andmeid, mida ennem 4G liigutas. Kindlasti enne, siin on, ja see töötab kahte pidi, et läbi 5G on võimalik luua ka selliseid, tuua uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad rohelisemalt toimida mingitel teistel tööstusharudel, et see on nagu mitte ainult me ise ei muutu rohelisemaks, vaid me suudame tegelikult muuta kogu maailma rohelisemaks tänu sellele. Sest ega tegelikult see valdkond, mida ka Henrik või küsimus, mida ta nagu küsis, et kus kohast võiks jääda 4G kitsaks, on ka nagu väga põhjendatud, et sest selgelt on näha tegelikult, et selline mis tahes elektroonikatööstus ja kõik üritavad nagu vahelduva eduga tarbijale nii-öelda piltlikult pähe tõmmata midagi, mida neil ei ole vaja, aga mis vajavad suuri andmemahte. Mul tekib esimene paralleel kohe muusikaga, kus kogu aeg vaikselt meile müüakse nii-öelda jutumärkides maha seda high-res audiot, mis võtab väga palju ruumi, millel ei ole mitte mingit sisu ja nii edasi, eks ole, et tegelikult on nagu sellised valdkonnad, kus justkui on näha, et näed, tehnoloogia kannatab, me saame nii palju pumbata, me saame nii palju mahtu anda ja ühtepidi nagu lükatakse käima just nagu midagi, mis räägiks vastu sellele rohelisele mõtteviisile. Ehk et võib-olla ei ole vaja, võib-olla kui me kuulame MP3, siis jäävad mõned jääkarud ellu versus sellega, kui me kuulame high-res audiot, eks ole, üle 5G, et natuke, ma nagu näen siin natuke seda serva, et kui palju on sellest sellist reaalset vajadust versus sellist innovatsiooni, mis aitaks lihtsalt hoida elus nagu tööstust ja arengut, eks ole.
ja pigem see innovatsioon, millele Tanel viitas, on küll selles temaatikas, et kuidas planeeti päästa, kuidas päriselt rohelisemalt mingeid protsesse ellu viia, noh kasvõi mingeid äriprotsesse automatiseerides, selle juures vähem energiat tarbides, selle juures vähem CO2 jalajälge tekitades. Et noh, kõige paremad näited on logistika valdkonnast kindlasti, aga noh ka näiteks ma võin siin tuua hästi lihtsa näite, et kas on vaja sul kümneid ja sadu operaatoreid Eestis, kes käivad veenäite lugemas kuskil korteriühistustes või sa võtad need näidud sealt üle õhu internetiga ära, on ju, automaatselt, oluliselt täpsemalt ja paremini ja jätad selle jalajälje tekkimata. Aga kas see koht, millest siin ka vahelduva eduga on olnud nagu juttu ja niisugust nagu hirmu, et täpselt sellised ülikõrgsageduslikud 5G nagu nii-öelda kas siis seadmed või antennid ja võimsused ja mingid kuumused ja et kas seda on võimalik kuidagi ja need hirmud nagu maha võtta, et ikka endiselt võib-olla mõned kardavad, et oi, et nüüd 5G telefon võib mul piltlikult peaaju ära praadida, kui ma seda kasutan ja midagi sellist. No, minu arust need kartused ei ole nagu põhjendatud, et ei ole nagu, noh, me oleme ise siin ju, noh, ka Terviseametiga kooskõlastame ja nii edasi neid ülespanekuid, et seal ei ole nagu, noh, eks need hirmud jäävad alati iga uue asja eest inimestele, aga minu vaates need ei ole nagu põhjendatud. No meie episood läheb välja 10. oktoobril, päeval, me salvestame seda natukene ette, 10. oktoober peaks olema tähtaeg, kui saab selgeks, et millised Eesti operaatorid tahavad auctionil osaleda 700 MHz sageduseks. Ma ei tea, kas te nüüd saate siin öelda enne seda tähtaja kukkumist, mis te teete või on see konkurentidele millegi paljastamine, aga läheb vist 6 sagedust ja üks saab osta maksimaalselt 2. See oleks päris huvitav, kui mõni 3 siin stuudios ütleb. Ma just mõtlesin, et ma jään nii üle salapäraseks, et ma ei ütle. See oleks küll hea nali. Aga mis siis tähendab, et praegu on mingisugused, mõnes mastis selle 3,6 GHz sageduse tööle ja see leviala on siis, kui väike see leviala on praegu ja kui suur leviala siis selle 700 MHz peal võiks olla, et mida see siis praktikas tähendab nende inimeste arvu mõttes, kes saaks teenust tarbida? No piltlikult öeldes võib paralleeli tuua siin 4G-ga, kus meil on samamoodi, meil on madal sageduskiht, millega me pakume katvust ja siis meil on kõrgsageduskiht või kõrgema sageduskiht, millega me siis pakume seda capacity't või seda siis mahtu sellesse võrku. Ja kui meil täna on 4G-ga, kus me kasutame siis 800 MHz sagedusvahemikku, on katvus üle Eesti 99,++%, siis selle 700-ga saab see samamoodi olema, see katvus täpselt samas augus. Aga sisuliselt levi omadustelt on see 700 väga sarnane 800 MHz. Aga see on rannakülas, kus mul nüüd 700 MHz peal 5G hakkab mulle tulema, kas see toob, mis see tähendab mul kiiruse ja mahu mõttes, mida ma kätte saan? See jällegi oleneb, kuidas operaatorid oma võrku ehitavad, aga kindlasti kombineerides need 2 sagedusressurssi, 800 ja 700, saame me oluliselt parandada ka nende inimeste võrguteenuse kvaliteeti, kes jäävad just selle leviala piirimaile, ehk siis nendeni levibki ainult see madalsagedusriba, mis oma olemuselt väga palju mahtu ei paku ja läbilaset. Ja noh, need ongi kindlasti need pered ja inimesed ja asukohad, kus väga vajatakse seda lisasagedust. Et noh, me saame neile ikkagi võrdlemisi okei kiirusega interneti üle õhu pakkuma hakata, et kui see täna võib jääda seal 10 megabitise kiiruse kanti või isegi alla selle, siis loodame, et 700 lisandumisega suudame neile vähemalt 50 megabitist allalaadimise kiirust pakkuda. Noh, siuksed suurusjärgud võiks tuua. Aga ma küsin ühte asja veel kohe, Toomas natuke paljastas seda, kuidas seadmetootjad 5G lubavad kasutada eri võrkudes, et kas see sageduste lisandumine seal ka mängib rolli, et kui alguses oli 3,6 ja nüüd lisandub 700, et tuleb uuesti nii-öelda siis sertifitseerida või mis iganes see protsess on? Ei, selles mõttes, kui me räägime nüüd kodu internetiühendusest, kus on nagu siis need, noh, iga operaator valib endale ruutereid, aga ma arvan, et iga operaatorgi valib juba pikemas perspektiiviga, et need koduruuterid on ka erinevates generatsioonides erinevate võimekustega, ehk et need ongi
ega ka praeguses me oleme näinud, et need ruuterid, mis kunagi klientidel on ammu aega tagasi ostetud, ega tegelikult uued ruuterid juba suudavadki rohkem sagedusi vastu võtta ja kombineerida juba seda tarkust ka. Ehk et ma arvan, et meil on kõikidel operaatoritel see roadmap'is juba see tulevikuvaade olemas, et nad saaksid juba et nad ruuterit ei peaks vahetama nüüd, kui see 700 tuleb, kui nad on just asja soetanud. Kui on väga vana asi, siis loomulikult on jälle see küsimärk, et see võib täiesti aidata, on vähemalt meie näitel neid kogemusi. Kas telefonitootjatega on sama seis? Telefonitootjatega ei tohiks olla, ütleme uued mudelid on juba ikkagi võtavad neid asju arvesse, et seal ei pruugiks olla. Kas see, ma hakkasin praegu mõtlema, kas see 700 sagedus annab võib-olla päris hea sellise üks-ühele võrdluse 4 ja 5G kiiruste vahel või? Et kui meil 4G praegu on, mis ta on 2500 peal, eks ja 5G on 3500 peal, siis on loogiline, et juba sagedusala näitab, et et sealt läheb rohkem läbi, et ta on kõrgema sagedusega on ju. Aga kui see nii-öelda maal olemise sagedus 4 ja 5G vahel on suhteliselt sarnased. Palju olete proovinud, mis sealt see kiiruse vahe siis tuleb? 700 pealt 4G tuleb palju, mõnikümmend megabitti tuleb läbi või ei tule? 800 pealt siis siiski. Vabandust, jah, ja see 5G on 700, eks ole. Jah. Et eks see väga oleneb ka sellest, et kus paiknetakse siis selle tugijaama suhtes, et kui olla väga heas levialas, väga tugijaama lähedal, siis võib sealt päris häid kiiruseid kätte saada, aga mida ääreala poole sellest tugijaama levialast seda vähem. 5G on isegi nagu selline kehvem seis, et tal on madalam sagedus isegi võrreldes 4G-ga, et kuidas võrreldavates tingimustes on kõik tootjad öelnud, võrreldavates tingimustes on kõik tootjad öelnud, et see vahe on niukene 20%, mis on siis efektiivsusvahe 4G ja 5G vahel. Tahtsin just öelda sama et ka meie töötame selle 20%-ga, et kui on täpselt sama ribalaius, siis 4G 5G vahe on 20%, ega siin võib minna väga tehniliseks, et siin hakkab sõltuma juba sellest, mitu saate vastuvõtu antenni on ja kui laiaks me see ribase majada ja millise sageduse saab liita, et siin on võimalik väga tehniliseks minna, aga päeval, mis ma saan öelda, on see, et kliendi jaoks ei pea olema vahet, mis sagedused sinna kostavad, kus ta elab, eks ole, vaid see seade, mida me müüme, ta peab saama kodus seda kasutada niimoodi, et teda kokkuvõttes huvita, kuidas meie oma võrku ehitame. Ma küsiks võib-olla veel sellise asja siia, kas siis nüüd lõppu, aga et kui täna nagu telefoni osta, et kas tavaline inimene, kes ostab telefoni, kas ta peaks kuidagi pidi muretsema, kas telefon on 5G toega või mitte? On see oluline müügiargument? Kuna telefoni eluiga on umbes 3 aastat nutitelefoni keskmine, kui me võtame Eestist ja maailmast ka statistikat, siis täna oleks mõistlik juba vaadata 5G telefoni, vähemalt soovitame. Kindlasti ka minu poolt sama soovitus, et oleks natukene juba totter mitte seda teha. Arvestades ka seda, et tõesti meil on ka päris märkimisväärne veel päris vanade terminalide hulk turul. Ja me oleme ka korduvalt seda juba ja ka tänasest saatest käis läbi, et see 3G võrgu sulgemine on kõigil operaatoritel plaanides. Siis tasub mõelda selle terminali või seadme elutsükli peale ka, et need vanemad seadmed tõesti meie võrgust välja saaks. Kas see... Teie võrgu pärast muretsemine on tore, aga ma mõtlen ka, et kui ma ostan täna telefoni 2-3 aasta pärast, ma midagi tahan temaga teha, eks ma päris valmis 700 eurost või 800 eurost seadet nagu lihtsalt prügimäele viima ei ole, et ma võib-olla annan ta lapsele, vanaemale, mis iganes, eks ole. Ja siis selle seadme eluiga on juba mitte 3, vaid 5-6 aastat näiteks ja ma kujutan, et seal see 5G tugi tuleb kindlasti nagu seda enam kasuks. Ja ega teistpidi muidugi see nüüd ei tähenda ju, et või kui pikas vaates võiks öelda, et see 4G ära kaob, võiks öelda, et ega seda nüüd otseselt ei pea vist ju muretsema, et kui ma ostan täna telefoni või mul on telefon, millel ei ole 5G, siis ikkagi 4G nada ju toimib veel mõndagi aega või? Ei 4G nagu jah, siin sai juba mainitud ka, et 4G jääb kõne nii sageduseks või volte või kõned sinna liiguvad ka, et ta jääbki, ma arvan, et see elukaar on päris pikk sellel 4G-l. Kas sa seda kõnesid mainisid, see ei lähe küll otseselt siia teemasse, aga võib-olla see ka nagu lühidalt kokkuvõttes, see on ka siuke segadus, et kas täna, kui me kõneleme mobiiltelefoniga, kõned liiguvad siis üle selle kõige esimese või mis siis 2G lausa, kui mul telefoni toeta või kuidas see kõnede liikumine seal võrgus? 2G, 3G ja 4G on praegu kõned.
jah, ja oleneb nüüd siis sellest seadme võimekusest, et kui me räägime Volte kõnedest, siis jah, Volte kõned tõesti toimivad ainult 4G võrgus. See on kõige kvaliteetsem kõne ja kõige turvalisem kõneliik täna. Aga 2G, 3G serveerivad ju samamoodi kõnesid ja kui me nüüd selle ühe komponendi sealt vahelt ära võtame 3G, siis jääb nagu seda vana kõnet toetama ainult 2G tehnoloogia. Minu kõned muidu üldse lõiguvad üle Wi-Fi päris palju, sest see Wi-Fi on ju ka olemas täitsa tehnoloogia, tundub, et kõne on selline nagu prusakas, et kust saab. Ta peab seal kusagil olema, aga kui täna nüüd ma võtan tõesti sellise uue telefoni, okei, me räägime siin, kas ta on nüüd 5G või ta on 4G, kas on üldse ostja jaoks nagu oluline ka nagu mõelda, et kus see kõne ikkagi täpselt liigub või ei ole see ma sihin nagu sinna, et kas on võimalik, et täna osta siis mingisugune telefon, mis veel imekombel hoopis kasutab kõnena seda 2G-d või mida iganes, mis siis ära võib kaduda, aga mis on iseenesest suhteliselt moodne telefon, et sellist olukorda vist ei ole. Ei no selles mõttes see telefonil on see tugi tagasiulatuvalt olemas, aga mis on siin soovitus olnud, et ei ole enam mõtet, ma arvan, et see jääbki aina kitsamaks nišiks, kes üldse ostab telefoni, kellel ka 4G tuge on. Et kui sul ikkagi 4G tugi juba telefonis on, siis on nagu siis on hästi. Siis on hästi. Aga oluline siinkohal on tähele panna, et 4G tuega telefon ei pruugi veel Volte kõnesid toetada, et seda peab ka jälgima ja täna kahjuks müüakse veel seadmeid, mis on 4G toega, aga ei toeta siis kõnesid. Nagu kõnesid üle 4G sisuliselt või Volte kõnesid, et ka neid seadmeid kindlasti ei tasu tänasel päeval endale soetada. Ja samas saab nendega ikkagi kõneleda siis selles 2G võrgus ikkagi, eks ole, et see ongi see koht, et neid seadmeid, mis siis ainult 3G kõnesid võimaldavad praktiliselt ei ole või? Neid, mis ainult 3G kõne toetavad, ma ei usu, et Eestis üldse on. Just. No selles mõttes ma ütleks nii palju, et need kindlasti võib olla, aga kui siin teha mingisugustki nagu ühise või üleskutset, siis ma arvan, et operaatorid kõik testivad ja vaatavad oma telefonid üle, mis neil nagu valikutes on, et operaatorite juures saab kindlasti nagu sellise telefoni, mis toetab Eestis levivaid sagedusi ja asju, et versus siis a la kuskilt tuuest või nii-öelda mis iganes kaudu ostes on, et see on alati see vahe nagu tuleb sisse ka. Väga hea, enne kui me nüüd oma jutu otsad kokku tõmbame, mul on Varrukas üks jokkerikaart, ma tahaks sulle ühe küsimuse panna lauale, kuna te olete kõik kolm siin meil ilusti saates, siis te olete siin rääkinud sellest, et 5G toimub ka kodu internetiteenusena. Mõned inimesed, kes ei ela linnas, elavad maal, võib-olla saavad seda nautida, mõned mitte. Aga hiljuti tuli meile üks uus teenusepakkuja Eestisse, kes ei tulnudki otse meile, vaid kosmosest on pannud satelliidid üles ja siis pakub läbi Starlinki inimestele sellist püsiinternetti. Ja nii palju, kui me rääkinud oleme inimestega, kes seda on kasutanud, et jube hea ja lahendab selle valu ära, mis enne oli ja jube õnnelikud oleme. Küsiks teilt ka selle kohta, alustame siis siit otsast kuskilt. Toomas, kas sa näed, et see satelliitinternetiteenus päriselt võiks hakata konkurentsi pakkuma mingile muule, näiteks 5G traadita püsiühendusele? Ja selles mõttes oli huvitav kogemus meil oli suvel oli tehnoloogiaüksuse niisugune suvepäevak oli Saaremaal ja loomulikult me oleme seal ka ju kõik niisugune early adapterid või tahame ja siis meil oli see Starlink ka seal kaasas. Ja proovisime siis saada seda seal püsti ja asja ja tuli välja, et meie nurk ei ole vastav nüüd sellele orbiidil lendavale satelliidile, sealt me seda kätte ei saanud igastahes seal, kus me Saaremaa ühes otsas olime seal, et me ühendust igastahes püsti ei saanud, seal isegi osad võrguinsenerid ja inimesed ei võtnud isegi mängudest osa, vaid terve õhtu jändasid selle Starlinki. See oligi mäng. et kogu see tiimi üritus kogunes sinna, teatud grupp inimest kogunes sinna Starlinki juurde siis. Et see oli lihtsalt üks näide, et ma arvan kindlasti on kohti, kus ta töötab ja ma arvangi, et see asi võib töötada. Loomulikult ma olen, mind huvitas see esimesena on see, et meil on siin nagu kliima ka teine, meil on siin lund ja muid asju on ju, et kuidas ta nagu lumega töötab. Okei, isesoendav vann on, YouTube'is on olemas ka videosi, et kuskil Alaskas seal proovitakse, et on nagu toimima saadud, et ei pea ise lund rühkima, aga mingisugune efekt jälle on. Et seal on omad plussid, miinused, ma arvan, et kui me räägime ka siin nüüd sellest suurest valgete alade katmisest, siis teatud kohtades ta võibki jääda nagu täiesti okei lahendusena. Et kuhu valgesse aladesse me nagu operaatoritena ei jõuagi. Aga teistpidi veel, mis ma nagu tooks juurde, ma olen toonud ka, et tegelikult
jälle sinna peale üles ehitada mingit niukest nagu suuremat nagu äri case'i või business case'i on see, et ega see Starlink ei allu mingile kohalikule regulatsioonile. Me oleme kõik nagu ikkagi nagu teatud nii-öelda raamis pandud nagu ka ütleme regulaatori poolt. Siis Starlink, Elon Musk ütleb, et nüüd siit Eestist üle ei lenda ühtegi enam seda panni, ütleb, et viib need mujale, sest siin ei olnud business case'i ja ütleme, et seal Aafrika kandis on rohkem seda. Et kui ta seda peaks tegema, siis on jälle nagu pimedus on ju. Et seal on nagu peaks vaatama nagu plusse ja miinuseid, aga ma näen, et ta võib ka olla täiesti toimiv lahendus teatud use case'ide jaoks ka Eestis nii-öelda. Ja ma lisaks siia võib-olla juurde ka selle aspekti, et täna on meil ikkagi selle Starlinki turule toomise esimesed päevad. Ja neid tarbijaid on väga vähe. Ja ega see Starlinki ressurss ei ole mingi imeressurss, et seda on nagu lõpmatult ja seda jagub igale poole. Et samamoodi need satelliitide konstellatsioon, mis seal õhus siis need signaale vahendab ja maajaama saadab, see on ka piiratud ressurss. Ja nüüd, kui need tarbijaid väga palju mingile teatud ruutkilomeetrile tekib, siis ka seal tegelikult samamoodi umistub see võrk ja samamoodi tegelikult teenuse kvaliteet saab sellest mõjutatud. Et võib-olla ka üks aspekt, millest ei ole väga räägitud, aga jah, samamoodi nagu igasugune raadioside ressurss on ka see piiratud ressurss. Et minu kommunikatsioon kogu aeg ka riigi suunal on olnud ka see, et oleme selle ressursiga väga ettevaatlikud ja tarbime seda tõesti nendes kohtades, kus meil on vägagi valged alad ja kuhu ei jõua ei kaabli internet ega ei jõua ka tõesti mobiilside teatud juhtudel, sest meil on kuppelmaastikud Lõuna-Eestis ja me teame, et kuskil orgudes võib olla raske ka seda mobiilside signaali kätte saada. Ja seal võib olla täiesti adekvaatne alternatiiv satelliitside. Jah, enda poolt võin lisada, et ma olen eelkõnelejatega tehniliselt nõus, et seal on kindlasti omad case'id, ega seda ühe koha pealt ei tehtud ja vaadates, kuidas Elon Musk siis Teslaga muutis nagu autotööstust tervikuna, siis kindlasti jälgida, mis seal toimub. Aga et see nagu laialt võtaks vedu ja kõik kodumajapidamised selle peale koliks, et see kindlasti ei ole see toode, mida me praegu näeme, mis nagu lahendaks ja oleks turule vajalik. Ja teine pool, mis tahaks rõhutada, on mitte tehniline, on see sama kliendi tugi, et täna kliendi tuge kui sellist Eestis koha peal pole, et meile saab ikkagi alati helistada ja joonistada, kirjutada ja siis aitame oma kliente. Kui siin juba soove esitada saab, siis mõned meie saate püsikuulajad on aru saanud, et ma nüüd mõned kuud ei viibi Eestis, et Hispaanias ja teatavasti, kui sa oled Eestis eluga harjunud, eks ole, siis küsi inimeste käest tänavalt, 100 inimest tänavalt ütleb, et Hispaania on interneti mõttes täielik pommiauk, eks, et sularaha, käibib ainult sularaha ja keegi internetist midagi ei tea. Oleme otsinud siin elukohta. Ma arvan, me oleme julgelt vaatamas käinud võib-olla üks 15 korterit üle linna, igal pool. Vanad majad, uued majad, suured majad, väiksed majad, vanalinna majad, äärelinna majad ja eeslinnade majad ja igal pool. Ja 100% igas korteris on olnud fiiber toas. See, ma alguses mõtlesin, ma pean tegema saateid, et ma pean ikkagi väga otsima, et mis korter see on. Lõpuks ma ei hakanud isegi küsima enne kuulutuse lugema, enne korteri külastamist, eks, et kui kuulutuses ei olnud, sest ma teadsin, et seal on. Ja see on müstika, kuidas nad seda teinud on, mina ei tea, ma hästi ei usu, et see võib-olla on Hispaania valitsus kõik kinni maksnud, aga me oleme siin nüüd 30 tundi 5G'st rääkinud, aga kui mind tarbijana midagi Eestis närvi ajab, siis see ajab nagu tõsiselt närvi, et kuidas ühes riigis, mida me ise peame selliseks pommiaukriigiks interneti mõttes, kuidas saab ja kuidas ikkagi meil nagu ei saa. Aga ma arvan, et ma ei ole isegi nagu kohane teilt vastust oodata, et jah, koduseks ülesandeks mõtleme. Ma kiire vastuse siiski võin anda, et meil oli just märgiline maamärk või tähis, et me jõudsime 400 000 koduni, kellele me suudame üle valguskaabli internetiühendust pakkuda. Juhtus see siis septembri alguses, nii et. Kas see on ka fiiber toas 400 000 või fiiber keldris majas? See on Homes Passed ehk siis võimalus fiibrivõrguga liituda. See on võimalus, aga ta ei ole toas. Aga ta ei pruugi alati olla toas ja kortermajades võib ta tähendada seda, et me läheme Cat 5 või 6 kaabliga korterisse, aga fiibriga tuleme siis majja, jah.
ja kusjuures see on siin huvitav, et ega see ei ole nagu mingi Telefonica fiiber, vaid noh, see ongi lihtsalt fiiber, et ma võib-olla järgmiseks saateks võtan kätte, uurin välja, et kuidas nad seda siin teinud on, et no ei ole nii, et iga operaator peab mulle seda fiibrit sinna eraldi vedama, vaid kuidagi see, ma saan ise valida, kellega ma liitun. Hästi on tehtud. Sa oled kuskil heas niisuguses rikkas Hispaania, mingi Marbella või Barcelona, kus sa oled seal nagu? Aga milline on rikas Hispaania kant, Toomas? Ma isegi arvan, et kui GDP Catalunya, ei ole Barcelonas muide, ei, täitsa Lõuna-Hispaanias. Vaeses kandis. Pigem küll jah, ma arvan küll pigem vaeses kandis ja noh, hetkel ma olengi nagu isegi selle vaese kandi nagu sellises talupoeglikus nurgakeses, eks, kus ümberringi on põllud ja inimesed korjavad käsitsi saaki, et noh, selles mõttes ei ole nagu Porschesid ja Ferrarisid ei näe siin. Aga on internet. Ja ka on fiiber ja pakutakse gigabitti ja see kõik on väga odav. No tore, unistuste maa, ootame, et interneti mõttes küll. Kas 5G-ga või mingil muul moel ka tuleks kohale. Ma arvan, et ütleme Toomasele, Andrele, Tanelile suured tänud, et tulite. Ma arvan, et meil oli väga tore teiega rääkida ja kuulajad said ka palju targemaks, nii et järgmise korrani. Ja sellega võime öelda aitäh meie külalistele Elisast, Tele2-st, Teliast. 5G osas saime natukene valgust heita asjade seisule ja oleme tagasi teiega juba järgmisel nädalal.